tänu ja kiitus. Nii et täna siin koos olles sellel erilisel päeval, nagu pühapäev on see hingamispäev, kus Jumala rahvas koguneb Jumala kotta ja mina tahan alustada paari salmiga lauludest 81 ja see 13, 14, 15 loen sulle. Ja see kõlab niimoodi. Siis ma hakkame 10. Ärgu olgu su seas võõrast Jumalat ja ära kummarda võõrama Jumala ette. Mina olen Issand sinu Jumal, kes tõin sind Egiptuse maalt. Tee lahti oma suu, siis ma täidan ta. Aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält. Iisrael ei tahtnud teha mu meelt mööda. Siis ma andsin nad nende südamepaadumusse ja nad käisid oma arvamiste järele. Et mu rahvas mind kuuleks ja Iisrael käiks minu teedel. Ma alistaksin varsti nende vaenlased, pööraksin oma käe nende rõhujate vastu. Niisiis, siit rohkem ma ei loe. See on üks imeline tõotus, et kui paljud me käime oma tahtmise järgi, käime oma arvamiste järgi, sest meile tundub, et ei, aga siis Jumal nüüd ikka kõiki asju nüüd ei oska ikka juhtida ja peame ikka ise ka kontrollima neid asju. Nii et täna võin küll sulle öelda, et Issand, ma tänan, et me seisame sinu ees kui täisealised lapsed. Ja me tahame olla need õpilase meelsusega. Aita meil oma südant muuta, aita meid end muuta. Me kuulutame, et tema tuleb meil appi ja me palume andeks, et me ei ole kuulanud. Et me oleme, kui me vahest oleme kuulnudki su sõna, me oleme ignoreerinud seda, mitte täitnud. Isa, me täname, et meie keskel, kui me oleme, siis on enamasti kogudusse kogunevad ju Jumala lapsed. No on ju, tõde. Eks ju, muidugi tulevad ka neid, kes veel Jumalat ei tunne, aga väga sageli koguneb see perekond kokku ja kui inimesed, kellel on pandud sinu nimi, on pikka aega käinud ja ikka oma tahtmist ja oma arvamist mööda, siis täna me palume, Issand, anna meile, andesta meile, et me pole mõistnud, Jumal, sinu südant ja sõna, mida sa oled meile jaganud ja me pole olnud sinuga kaastöölised. Ole meie vastuoline, armuline ja helde, õnnista mind käima teed, kus on minu tulevik, edu ja armastus. Nii, täna ma arvan, ma saan täna poole tunniga hakkama. Ma ei tea, kuidas see mul õnnestub, aga plaan on selline. Et ma küsin täna sinu käest küsimuse. Meil on just ülestõusmispühad olnud. Just on kogudustes räägitud just sellest, mis siis sündis. Ja kuna see Jumala sõna on üks hämmastav ja imeline sõna, et me ikka jälle kordame teatud teemat, võib-olla natuke teises aspektis või teises nagu avatuses, aga täna küsin sinu käest niisuguse küsimuse. Milline on üldse kõige kohutavam patt maailmas? Nii, mis te arvate? Mis on kõige raskem ja kõige õudsam patt, mis üldse maailmas on? Püha ja pühkamine. No, jaa, nii on veel arvamisi. Mõni võib-olla arvab, et on uhkus, uskmatus. Väga paljud, mina näiteks maailma inimeste käest, kui ma kuulen, mida nad räägivad, siis nende jaoks on kõige suurem patt või kõige suurem õudsam asi on mõrv, kui keegi võtab kellelgi elu ära. Näiteks alles siin eile oli uudistes, kus 2 noort tüdrukut lihtsalt sirgelt peksid ühe inimese läbi. Me mõtleme, mis on nende inimestega küll viga? Aga ma saan aru, et see on sirge saatana töö. Ma saan aru, et midagi kuskil pidi olema, varem pidi mingi uks lahti olema, et ühe noore inimese sees on niisugune kurjus. Kes see ukse lahti jättis? Kes jättis? Võib-olla tema vanemad. Ei tea ju, eks ju. Kogu maailm täna arvab, mina olen nagu selles mõttes kõik, kellega ma räägin, kõik nagu räägivad, kõige õudsam asi, mis üldse saab, on, kui inimene saab surma, et siis surm ja siis on kõik. Mitte midagi enam rohkem ei ole. No enamus ju niimoodi ütlevad, oi kui õudne ta suri nii noorelt. Meil on siin endi keskelgi kogemusi, meie enda koguduse liikmetest on 2 väga noorelt
ära surnud praktiliselt koguduse algust. Me alustasime 22-aastane noor naine ja see võttis ikka meid ka kõiki, ausalt öeldes ehmatas meid ära, aga ja siis kuidagi noore kristlasena sa kuidagi oled nagu eriti nii tugevalt nagu šokis ja mõtled, et mis see siis nüüd oli. See on tragöödia tõesti, kui keegi inimene ära sureb. Aga teate, selline tragöödia juhtus kõige esimeses perekonnas. Kõige esimene perekond maailmas oli Aadama ja Eeva perekond. Neil sündis 2 poega, Kain ja Aabel. Kain, mis küll juhtus Kainiga, et ta oma venna oma perekonnas, 1 poeg tapab teise ära. Me ütleme, see on kõige kohutavam asi. Mina ei kujuta ette, kui minu niisuguse, ma ei hakkagi just asja üldse mõtlema. Ei olegi just asja vajagi mõelda. Aga kui ma mõtlen, et kõige suurem karistus tänapäeval määratakse, mille eest enamasti ikkagi mõrva eest, eks ole, kui sa oled elu ära tapnud. Osades riikides on veel surmanuhtluski alles ja tegelikult piibel räägib veel ühest veel kohutavamast patust. Me siin tähistasime ülestõusmispüha ja see, mis ülestõusmispüha ajal sündis, oli tegelikult Jeesuse Kristuse Jumala poja surm. Ja kõik, kes vähegi natukene on viitsinud kuulata, seda sõnumit ikka on kosta, kes vähegi tahab kuulata, on kosta, et Jeesus maksis hinna meie eest. Me käisime eile töötegijate päeval ja seal see pastor Bruce Oliver kuulutas täpselt välja, et teil peab olema väga kiire vastus, kuidas kellelegi rääkida. Kõigepealt ütled, et Jumal armastab sind. Siis ütled, et mina olen patune, sina oled patune. Tead, Jeesus maksis hinna sinu eest. Ta tahab sind lepitada. Võta vastu Jumal oma ellu. Aga tihti minul ei ole see aeg veel ja minul ei ole üldse sükest, mul ei ole vaja, ma saan ise hakkama. Need on sükesed natuke kristlased, natuke saamatud. Need peab keegi aitama neid. Aga Jumal, kullakene, ma ütlen sul natuke ette. Jumal on nii mõelnudki, kui ta meid valmistas, kui ta valmistas Aadama ja ema. Siis me ütleme, kes siis tegi pattu? Kain paistis välja pattu, aga tegelikult, et ennem seda Aadam hakkas vastu Jumalale. See oli kõige suurem patt. Ma loen selle peale kohe Jumala sõna ja võta sina ka lahti Rooma kiri 5. peatükk, salm 12. Roomlaste 5.12 ütleb niimoodi. Sellepärast, nii nagu ühe ainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud. No näed, meie lähme otsime süüdlast. Kes oli? Kain oli rohkem süüdi. Või oli Eeva? Ei, ikka enamus räägib, ikka Eeva on süüdi. No temaga ju madu rääkis, eks? Tegelikult see oli saatan, kes maa kaudu rääkis temaga. Nii, saatan valetab siiamaani, valetas siis ja valetab praegu. Niisiis, kui piiblis on nimetatud üks peamisi patte, mille eest Jeesus suri, me ütleme, et see sama, mille eest ta suri, millest siin räägitakse, et ühe kaudu tuli see maailma see patt. See patt oli maailmas juba enne seadust, aga pattu ei arvestata, kui seadust ei ole. Niisiis, nüüd me räägime niisugusest võimsast asjast nagu ühe ainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu on tulnud surm maailma. Ja surm on tunginud kõik. Ei, mis te jamate? Kuule, me ju kõik elame. Mis surmast sa siin räägid? Aadamale ka Jumal ütles, nüüd te peate surma. Nad ju elasid edasi. Aga nad elasid ühte surmaelu. Jah, nad elasid ju tegelikult, nemad hakkasid vananema ja hakkasidki surema. Kuigi nende eluiga too aeg oli sootuks pikem, aga see ei muutnud asjaolu. Vaata, kuidas saatan, kas ta tõesti ütles sulle, et ära ühestki puust. Vaata, kuidas ta tuleb meile vale, kui üldse ei luba sulle mitte midagi või. Jah. Ja nüüd kõige selle juures, kuidas me oleme tunnistajaks näiteks niisugustes asjades, et surm ja vägivald ja kõik niisugused asjad reaalselt sünnivadki siin maamuna peal.
meie konkreetselt oleme siin tunnistajateks, kui üks noor naine rääkis siis, kui ta oli noor naine alles ja teda vägistati 6 korda. Ja mina mõtlen, see on niisugune tunne, kuidas niisugune tunne, et no mis teha edasi, eks. See inimene elas edasi. Ta vihkas elu, ta süüdistas iseennast, ta ei suutnud hoida suhted, ta ei suutnud armastada, ta ei suutnud endast lugu pidada. Mina ei tea üldse, kuidas niimoodi saab terveks saada. Ja Jumal oli see, kes tegi ta terveks. See võttis aega, sest et vahel on nii, et Jumal võib-olla teebki kiiremini, aga me ei suuda vastu võtta seda. Niisiis, Jumal on tervendanud ja ma ütlen, see on see patt, mis tuli ühe inimese kaudu. See sündis selles esimeses perekonnas ja see tõi needuse ja selle ukse avas tegelikult Aadam. Ta hakkas Jumalale vastu. Te teate ju seda, eks? Jumal ütles, ärge tehke, ta tegi. Aga nüüd ma tahan sulle lugeda ühe kõige võimsama prohvetliku sõnumi, mis on prohvet Jesaajal ja see on prohvetlik sõnum Jesaja 53. Ja ma usun, et enamus, kes on piiblit lugenud, juba täiesti teab seda, aga me võtame Jesaja 50. Kohe. Jesaja 53. Ja mitte kõike ei loe, vaid loeme 5. ja 6. salm. See ütleb väga selgelt ära selle visiooni, mis Jumal, ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Nüüd tuli keegi teine sisse, tuli sisse Jeesus Kristus. Ja nüüd hakati kuulutama, et teile sünnib poeg, siin kui sa alguses oled lugenud, sa tead seda juba, nii et see hakkab nüüd kulmineerub see sõnum, et mis me kõik arvasime temast, ent tõeliselt võttis ta, 4. lähen korra natuke ette, ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks ja Jumalast uhelduks ja vaevatuks. Me ütleme, ei, mind ei olnud seal kohal, mina ei teinud. Vaata, tihti ütleme ka, ei, mina ei olnud, Aadam avas ukse, ega mina seda ust ei avanud. Et küll Jumal niimoodi lubas teha ja näed, Aadam tegi pattu. Aga Jumal ütleb, inimloomus on ikka see sama. Isegi kui Aadam või Eema poleks teinud, või nii kui ma olen siin ükskord ütlesin, Juuli ja võib-olla Teodor oleks seda teinud. Ükskõik, mis selle nimi on. Me inimloomus, aga nüüd ka meie igaühe endi elus on see isiklik otsus, mis ma teen. Tead, ma ütlen sulle, see, kui ma siit edasi lähen selle sõnumiga, et teda haavati meie üleastumise pärast. Mitte seda, et tema tegi midagi üle, ei. Meie üleastumiste pärast. Löödi meie süütegude tõttu. Kui ma tõin näite sellest noorest naisest, kui vägivaldselt temaga oldi käitutud, siis see naine võib-olla küsib, kus sa siis olid, Jumal, kui minuga nii õudselt käituti. Jumal ütleb, ma seisin sul seal ukse taga ja koputasin, lase mind sisse. Aga sina vaatasid oma pilgu nende peale, kes olid kurjad su vastu. Jumal toob lahenduse ja mitte ei too alati nii, nagu meie ootame seda lahendust. Me nagu vahel oleme justkui pimedad. Löödi meie süü, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Ja väga ilus lause, me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Ma usun, sa saad aru, et siin on jutt Jeesusest Kristusest, kellest räägitakse. Mul on näide ühest noorest, ta võttis siis meie süü ja võttis meie patu ära, kandis ristipuul ja ma ütlen sulle, kõige õudsam patt, mis on, ei ole mitte surm, vaid piibel räägib, mis on veel õudsam sellest. Aga lugu siis ühest noorest mehest, praegu ta on teenistuses, väga tugev Jumalas, et ta ütles, et kui tema oli noor mees, ta hakkas 10-aastaselt tarvitama alkoholi. Aga miks? Kes ukse lahti tegi? Aadam või? Et nüüd tema siin mitu tuhat aastat hiljem.
Jaa, patt on tulnud meile, aga ta ütleb, see tuleb ka niimoodi. Ta ütles, minu ema patustas sellepärast. Mille pärast? Sest ta ei võtnud Jumalat oma ellu, vaid elas oma elu lahus Jumalast. Needus tuli selle noormehe ellu, kogu häda ja õudus tuli tema ellu just selle patu tulemusele. Nii et kui me siin lugesime laulud 81 oli see kirjas täpselt, mida ma lugesin, ja ka siin samas kirjakohas. Nii, 6. Me kõik eksisime nagu iga üks meist pöördus oma teed. Vaat kõige suurem patt ongi see, me iga üks käime oma teed. Meil on oma tahtmine, meil on oma õigus, meil on oma tee. Me käime oma. Tegi oma tahtmist. Siis olid, no see ka mõni patt nüüd minna oma teed, eks ju. Vaat ikka surm ja on ju palju jubedam. Aga kõige hirmsam patt oli mitte see, et Aadam oleks kellegi tapnud või et Aadam hakkas nüüd siis narkootikume tarvitama või varastama või ei. Jumal ütles, ma andsin sulle elu. Ma olen sinu elu andja. Ma valmistasin, ma andsin sulle naise, ma andsin sulle väga kauni elukeskkonna, ma elutahte, elujõu ja saatan mao kujul ei öelnud mitte, kuule, mine tappa ära oma naine. Vaid ta ütles, äkki sa läksid ise endale. Vaata see, mis Jumal sulle ütles, ei, see ei ole see õige. Aga vaata mis, proovi nüüd ise enda moodi elada, oma tahtmise järgi. Mis sa seda Jumalat kuulad? Tegelikult oli ju niimoodi, eks ju. Mis sa seda Jumalat kuulad? No kas siis see Jumalat iga sõna peab kuulama või? Ela oma moodi. Sa ütles ise, sa võid ju Jumalat edasi uskuda, kui sa tahad. Ja tegelikult nagu elasid, aga elas nagu surev hing. Ja nii nagu me eile tõdesime, nii nagu seal see pastor ütles, et mis see piibel minu jaoks on, vaat see sama Jumala sõna, mis see minu jaoks on? Ma olen see, mis selles on öeldud, ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud. Ja kui minu kohta käib sõna, et Jeesus maksis hinna minu eest ja et me oleme tegelikult inimesena patused. Ja kui sa kellelegi hakkad rääkima sellist asja, ja nüüd ma kuulutan julgelt, mu teadus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma, laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet Jumala sõna. Ja see muudab minu elu igavesti. Ja kui ta ütleb, et inimesed pöördusid oma teed, läksid oma tahtmiste järgi. Ja siis, kui mina olen inimestega rääkinud, siis ma mäletan aastatel hoopis rohkem, nüüd minu ette väga palju mitte kristlase ei satu lihtsalt, aga kellega ma vestlen või näiteks oma sugulastega, kui kõva on see pinnas ja ometi me palvetame, üritame igat pidi rääkida. Ta ütleb, ei, mina ei ole mitte kedagi tapanud, mina olen niisugune hea inimene, mina ei taha kellelgi halba, ma pean teistest inimestest lugu, ma austan kaasinimesi, ma ei riku elu, abielu, ma olen vastutustundlik kodanik selles riigis, kus ma elan, ma soovin inimestele head. Mina ei ole muidugi selline fanaatik, Marika, nagu sina oled, eks ole ju, aga mina täitsa teistmoodi kuidagi täiesti elan ja mina mõistan ka hukka igasuguse vägivalla ja surma. Ei, minule see ka ei meeldi. Ja siis mõtled, et kui võrratu hea inimene. Kui hea inimene. Ja kui mina vaatan, mõtlen enda peale ja vaatan, kui tublid need inimesed on. Terve elu meeletut tööd rabanud ja teinud ja kõike, mis ta teinud on ja varusid kogunud ja kõik. Ja mäletate, eelmine kord ma tõin oma jutluses välja niisugust paar lauset selle elu ja surma kohta. Ja need olid paar inimest, üks oli Aristoteles, kes ütles niimoodi, et tema nimetas surma midagi, mida peab kartma. Aga kui Jeesus maksis hinna, ta ütleb, et mina maksin hirma, te võite igavesti elada. Ma ütlen, sa võid nii hea inimene olla. Ja tegelikult sa oledki kindlasti hea inimene. Ma täitsa usun seda, et sa oledki tubli ja hea inimene. Aga kui
paljud, ütleme, õpetlased ütlevad niimoodi, elu mõte kaob ära, kui surm tuleb sisse. Siis kaob üldse, nii nagu ma lugesin eelmine kord seda Jean-Paul Sartre, siis tema ütles niimoodi, ka filosoof, kirjanik ja eksistentsialist, siis tema ütles ka niimoodi, et uskmatus, et ühesõnaga see, et arvas, et surm võtab ära kogu elu mõtte. Tegelikult me ei arvanudki valesti, eks ju. Jumal ei loonud niimoodi, et sureme ja 3 põlvkonna pärast mitte keegi ei mäleta meid. Niisugune huvitav asi on see. Nagu tuvid kõik lapiti, tead. Suri ära ja kõik, mitte kedagi meid pärast ei tea meist mitte midagi. Aga Jumal ei ole ju seda niimoodi mõelnud. Ja maailma inimesed elavad niimoodi. Oi, kõigepealt ikka elu sinna pulma poole ja siis surma poole. No ei ole ju niimoodi, me oleme igavesed olendid loodud Jumala poolt. Nii et ma ütlen sulle, et täna pole midagi kohutavamat, kui sina, hea inimene, võtad ise vastu oma otsuse elada ise endale ja oma tahtmise järgi. Sa oled nii hea inimene, aga sa elad oma tahtmise järgi. Jeesus suri ja andis sinu eest elu, et me elaksime kooskõlas temaga. Et sina saad selle, mis ta mõtles su elu jaoks. Et sa oled taas ühendatud Jumalaga. See ei ole mingi religioosne fanatism. See on täiesti loomulik elu, elada koos Jumalaga. Selle, kes selle elu on loonud. Ja me ütleme, ei, mina ei taha mitte kellestki sõltuda. Mina olen niisugune iseseisev inimene, mina sõltusin mitte kellestki. Ma kinnitan sulle, sa sõltud ja veel kuidas sõltud. Ja see on 5 asi, millest sa raudselt sõltud ja sa ei saa ilma selleta hakkama. Ja selle on Jumal loonud. Paku välja, millest sa oled sõltuv. Söök, jook. Just, söök, jook, õhk, eks ole ju. Me ei saa teistmoodi. Kui näiteks sa otsustad mitte hingata, ma ütlen võib-olla kõige 3-4 minut, ma nii kaua ei suuda keegi hinge kinni hoida, kes on väga treenitud, ütleme, ja ma suudan mingi. No ta on tõesti siis, et enamasti 30 sekundit ja oled kuitupiilu. Vesi, ma otsustan mitte vett juua. No ütleme vedelikku, eks. Nii, mõni peab vastu 40 päeva, 50 päeva äärmisel juhul ja siis ta on vahepeal mingit vedelikku ikkagi saanud. Toit, 30-50 päeva läinud. Nii, ja mida sa veel vajad? Uni. Jumal on mõelnud, et me puhkame. Aga kui sina hakkad Jumalale vastu või ütleme, sa ju ei mõtlegi, et sa siis Jumalale vastu, ma lihtsalt ei maga, ma teen hästi palju tööd, siis tegelikult varsti sul läheb midagi sassi siin peas. Sest, et sa oled loodud, et sa vahepeal puhkad. Nii on Jumal selle asja määranud. Nii et juba sa sõltud sellest, kuidas Jumal on su ehitanud. Kuidas Jumal on su funktsioneerima pannud. Sa sõltud hinge õhust. Mitte keegi meist, kõik inimesed, oi, mina saan ise hakkama. Aga mis sa siis hingad seda õhku, mis Jumal on sulle loonud? Suu kinni. Käed 2 kätt risti rinna peale ja mina saan hakkama. Ja sa saad. Arstid fikseerivad kohe. Tead, läks sassi, hapniku puudus. Aadam ja ema ei mõistnud, kus selline julmus ja kurjus nende perekonda tuli. Nad ei saanud aru, et nad ise avasid selle ukse. Kui täna keegi väidab, et mina ei ole mitte kedagi tapnud, mina ei ole varastanud, mina ei ole midagi tobedat teinud, tegelikult alati ei olegi probleem tegemises, vahest on tegemata jätmises ju probleem. Lihtsalt. Mitte tegemises. Jeesus ütles, mina olen tee, tõde ja elu. Johannese 15:6. Tema on tee. Oi, mina tahaks ikka oma teed sinna Jumalale valmistada. Ma teen siukse oma käikse keerdkäigu. See ei õnnestu sul, sest Jumal on nii öelnud. Jeesuse kaudu, palvetagi Jeesuse Kristuse nimel. Pärast ülestõusmispüha tundub, et see on nagu nii selge, millest justkui peaks rääkima. Eriti, kui ma mõtlesin eile, kui ma kuulasin selle peale, et kui paljud inimesed me oleme siin Eestimaal kuulutanud ja ma just vestlesin ühe noore naisega, kes sel ajal, kui mina tulin Jumala juurde, nemad olid ka just siis tulnud, võib-olla ta 3-4 aastat oli minust hiljem tulnud Jumala juurde ja me rääkisime, et oli aeg, räägi või ära räägi Jumalast, keegi ei võta seda vastu, et ütleb, tema näeb, et midagi on muutunud praegu, et just nagu hakatakse huvi tundma, et inimestel on tekkinud mingi mõte, et äkki Jumal on ikka päriselt ka olemas.
aga me igaüks elame ja nüüd ja üks sõltuvus veel, sõltuvus Jumalast. Seesama sõltuvus, mida Jumal tegi, valmistas meid. Piibel räägib seda mitmes kohas. Ta lausa kudus meie ema üsas, meie neerud ja kopsud ja valmistas meid. Kui isiklikult ta tegeleb. Ja nüüd, kui inimene sünnib siia ilma, siis me elame oma tahtmise järgi. Siis me teame, mis meil vaja on. Me kõik teame. Nii, ma olin ka väga tubli inimene, hoolitsesin oma pere eest, olin õiglane ja võitlesin ja mina olin see, kes alati kaitses nõrgemaid. Ma mäletan, ma olin Venemaal malevas, siis ma läksin lausa tehase direktori jutule, sest keegi oli nõrgematele liiga teinud. Mul oli see õiglustunne veel eriliselt kõrgel tasemel. Ja see jutt ka, et vanaema ütles, oi, et palveta Jumala, kuna meie ema oli südamehaige, siis vanaema ütles, et palveta ikka Jumala poole. Ja siis juhtus niisugune asi, kui mina olin 10, minu õde oli 10, mina olin 16 aastat vana, siis minu ema suri. Aga ma olin palvetanud. Ma olin palvetanud Jumala poole. Ja kuhu ma nüüd siis sihin praegu sellega? Ma sihin sellega, et mina kibestusin Jumala suhtes. Ja ma ütlesin, kas see on hea Jumal, kes võtab meilt ära, isa läks meie juurest elamast ära ja nagu nii, sest tema arvas, et tema läheb oma ema juurde, ema ostab talle auto, sest auto on ju palju tähtsam asi kui perekond, eks ole ju. Nii et tegelikult seesama, me elame omamoodi, lõhkus ära meie perekonna. Isal ei olnud aru saamist Jumala sõnast, mehe positsioonist. Tema ema lubas, tule pojakene, mis sest, et sul on perekond, tule ära eraldi, tule ela siin. Ja läkski, kuigi ega me sest. Ja mina elasin niisuguses eitamises, kuni ühel päeval. Ema suri mul noorelt 40-selt, mina olin veel noorem, kui südames olid valud. Ja siis ma olin jõudnud sinna maani, ma olin jõudnud siia Haapsallu või siia Läänemaale elama tulla ja minul juhtusid ikka niisugused südameatakid, nii et väga tihti minu abikaasa kutsus kiirabi. Ühel korral ütles mulle perearst nii, kui nüüd järgmine kord sul tuleb järgmine hoog, sa ei pruugi enam ellu jääda. Naine pane oma testament korda, siis mul oli alles 2 last. Ja see sõnum ei viinud mind ka Jumalale lähemale. Ma ei saanud ennast lepitada ise Jumalaga. Ei õnnestunud lihtsalt. Ma ei tea. Ja siis ma läksin oma õe sünnipäevale Saaremaale ja mingi niisugune olukord oli seal, kus Jumal puudutas mu südant. Ma mõtlen teile, ma sihin täpselt kindlas suunas, sest ma tean, mida ma öelda tahan teile. Teate, Jumal ei jää kunagi hiljaks. Ta ei jää hiljaks sinu lähedaste tõttu. Ta ei jää hiljaks sinu pereliikmete tõttu. Ta ei jää hiljaks. Sina arvad, et ta jää hiljaks. Sina arvad, et ta on maha maganud. Sina arvad, et aeg on möödas. Mina tean, et minu vanaema ja vanaisa ja tädid mitmed on palvetanud. Ma ei tea, kas mina olen nii tubli palvetanud. Kes me teame täpselt palju või kui hästi me teeme. Tead, kui mina ei tea hästi, Jumal täidab selle, millest mina olen puudulik. Ja kui mina võtsin vastu Jumala, siis äkki ma sain aru, et Jeesus on tee, tõde ja elu. Ma tõesti sain sellest aru, et nüüd ma tean tõde. Aga ma tegelikult otsisin juba jupp aega. Mulle tundus, et kõik on mõttetu, mida ma teen. Naine keedab süüa, õhtuks on potid tühjad, toad segavini, hakkan järgmine päev täpselt samast kohast peale. Aga kui mees midagi teeb, kuigi see on ka nagu lagunev, aga mees paneb riiuli seina, kõik, oi näe, teil on riiul seinas, 30 aastat juba seina peal mees pani, mina teen iga päev süüa, kuskilt ei paista välja, kõik potid on igal õhtul tühjad. On ju? Ja siis lõpuks üks inimene hakkab ju mõtlema, et kõik on mõttetu siin maamuna peal. Ma tõesti nii mõtlesin. Ja ma mõtlen seda, et Jumal ei hakanud mulle siis tõestama, kui sageli olen mina palvetanud ka sellist palvet, et Jumal, minu lähedaste pärast, Jumal, tee nüüd niimoodi, et vaat siis kindlasti minu mees nüüd usub Jumalat, kui sa vaat see palve vastuse talle annad. Et Jumal ei mõtle sinu moodi ja ta ei hakka sinu pärast liigutama,
ma arvan, tal on kõigist täiesti oma arusaam ja meie tihti mõtleme, nüüd läheb kõik kraavi, nüüd läheb kõik kaosesse, nüüd kukub kõik kuristikku. Ei, südame rahuga. Jumal valvab ja on kõigis asjus pulsi peal. Nii et mina ütlen, paremat asja sul elus ei ole, kui usaldada Jumalat. Mitte midagi paremat ei ole, usaldada Jumalat, käia Jumalaga koos. Ja tead, kui mina võtsin Jumala vastu, siis kõik kärises siin minu ümber. Kogu see ringkond, kus ma elasin. Osad ütles, et naine läks lolliks, osa ütles nende meelest, see naine on nüüd kadunud isik, sellepärast, et ta on nüüd kristlan, ta on täitsa metsas, täitsa kadunud, eks ole. Mehele avaldati kaastunnet, niisiis, et minu ema oli surmadiagnoosiga. Ja ma tean ühte lugu ühest noorest mehest, kelle ema oli noor naine. Ta sünnitas küll poja ja siis tuli elus väga raske olukord, nii et ta pidi tööle minema Tšernobõlisse. Ise ta elas Moskvas ja vaata siis ju, et siis saab kõvasti raha. Ja ta läkski ja ta tuli sealt tagasi väga ränga haigusega. Nii et see noor mees, kellest ma juba enne nimetasin, tema oli siis täiesti teismeline ja ta läks mingi naabri naise juurde ja ütles, õpeta mind palvetama. Ja naabrinaine tegi talle piiblitunni, rääkis talle igast lugusid piiblist. Ta ütles, ma ainult ootasin hambad ristis, millal ta õpetab mind palvetama. Ja kui ta hakkas, ta ütleb, et tead, minu elu tõesti muutus. Kõigepealt tegi Jumal imekombel terveks minu ema. Siis 30 aastat läks aega, sest tema isa, kes oli narkosõltlane olnud, vangis istunud narkootikumide pärast, 30 aastat hiljem tuli Jumala juurde, aga tuli ja praegu on kindlalt Jumalaga käib ja ema on terve ja elab ja tema on Jumala elab ja samamoodi on perekond. Me tihti mõtleme, et Jumal jääb hiljaks, Jumal ei jõua sinna, kuskil me paneme mööda. Tead, ära pane ust kinni ja ära ela ilma Jumalata. Võta lahti nüüd jälle uuesti Rooma kiri, aga võta nüüd lahti 5. peatükk ja 19. salm. Nüüd loeme, mis siis, sest otse kui tolle ühe inimese sõna kuulmise tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks. Kellest käib jutt? Kelle läbi saab õigeks? Jeesuse läbi, just täpselt. Jeesuse Kristus, et tema tegi meid õigeks. Tema tegi meid jumalatu elu. Tema ohvriga päästetakse paljud. Ja teate, mis kõige hämmastav on? Mitte kõik, vaid paljud. See laulud 50, kui me lugesime Jesaja 53, lähme sinna korra tagasi. Jesaja 53, mis on nagu nii, süüdeot ta kandis küll kõigi omad, aga ta tegi paljud nii. Läheme siit, loeme edasi, võta nüüd lahti 53 uuesti Jesaja ja teda tabas surmu rahva üleastumiste pärast, oli 53:8 lõpp. Ja temale anti haud õelate juures, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud, pettust ei olnud ta suus. Nii, kindel fakt. Nüüd 11 salm. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda, oma tarkusega teed ta õiglane, teed minu õiglane sulane paljusid õigeks. Kas siin on kõik teeb õigeks või? Paljusid teeb õigeks 11 salm. Nüüd läheme edasi järgmine, sest ta kannab nende patu süüd. Ja nüüd, kui me läheme 12, kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest. Paljude, mitte kõigi. Ei ole kõik, paljud. Nii et Jumala sõna on väga täpne. Nüüd võta lahti Luuka 11. Mulle tundub, et see on täpselt lugu, kus meie inimesena loeme seda lugu ja ütleme, Jumal on täiesti kardinaalselt hiljaks jäänud.
ta on täitsa hiljaks jäänud. Nii et Luuka 11, kui sa tead, millest jutt juba käib. Huvitav, ma leiast, kus ma siis nüüd nii valesti üles kirjutasin kodust. Ma tahtsin lugeda seda Laatsaruse kohta. Luuka. Äkki oli Johannese või? Ei tea. Ma teadsin täiesti kindlalt, et 11. Oota, vaatame. Matteus 11 äkki siis on. Mis te Johannesest kõneleb, see on liiga vara. Nii, vaatan Johannest. Isegi kui ma seda praegu ei suuda oma silmadega siit. Luuka. Nii. Aha, no võtke Johannes, seal on küll 11. Võib-olla ma kus jumas siis lugesin sealt. Nii, aga keegi mees oli haige, Laatsarus Betaaniast. Jeesus oli hoopis teises kohas, Jeesus oli hoopis seal Jeruusalemmas, ennem seda rehekülg räägib hoopis muus kohas ja siis Laatsarus jäi haigeks ja Maaria, tema õe ja Marta külast pärit. Maaria oli aga see, kes võidis issandat salviga ja kuivatas ta jalgu oma juustega. Tema vend Laatsarus oligi haige. Õed saatsid nüüd Jeesusele sõna. Issand, vaata, su sõber on haige. See ei läinud messengeriga. See ei läinud elektronpostiga, eks ole. Ma ei tea, kuidas nad sõnumi saatsid, aga ma arvan, et võib-olla inimene keegi läks siis sinna kanti ja ta saatsid selle teate. Seda kuulnud ütles Jeesus, see haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et selle läbi austataks Jumala poega. Aga Jeesus armastas Martat ja õde ja Laatsarust. Kui ta nüüd kuulis, et Laatsarus on haige, jäi ta veel 2 päevaks sinna, kus ta oli. Jeesus. Meie ütleme, mine jookse nüüd. Jeesus, sa jääd ju hiljaks. Meil on vahest mõni palve. Nüüd, mul on nüüd, Jumal. Nüüd, mitte mingi 2 sekundit hiljem, siis see asi ei toimi. Jumal teeb 3 aastat hiljem ja toimib. Siin oli ainult 3 päeva. Või 2 päeva hiljem läks sinna. Ja kui sageli me just niimoodi mõtleme, Jeesus jääb hiljaks. Tema, oleks ikka nii olnud, siis oleks nii olnud. Minu ema suri noorelt, aga näe, minu südame tegi terveks, nii et ta ütles mulle, mul on olemas kõik need kardiogrammid, missugune mu süda oli, kui rikkis ta oli. Ja Jumal tegi lihtsalt ühel päeval, ütles, ma ei andnud sulle mingit vana ja parandatud südant, ma andsin sulle uue. Ma ei saanud aru, miks pärast ta mulle sellise sõnumi ütleb. Aga kui läks mööda 5 aastat, siis tuli mulle see kohutav valu, mida ma olin tundnud varem, kui süda oli haige. Ja ma juba mõtlesin, okei, kui mul 5 aastat on nüüd süda terve olnud, siis Jumal teeb uuesti 5 aasta pärast. Ja siis tuleb, et aga kuidas esimene süda pidas vastu 30 aastat ja see ainult 5 aastat. Jumal ütles mulle, ta tegi mulle uue südame. Ei andnud mulle mingi vana logisevat ja parandatud. Ta andis uue. Ei ole võimalik. Nii nagu see tõde tuli minusse, nii nagu see sõna, tõe, tarkus, plaks oli see valu läinud. Ja siiamaani on see ime reaalne. Kui tihti me laseme endalt ka ime ära röövida selle pärast, et me pigem võtame vastu, ja ma võtan uuesti selle haiguse vastu, ja näe, ma tundsin valu, see ei ole ju mingi mäng. Tead, ma ütlen sulle, kurat mängib ka sinu valudega, oi kuidas mängib. Niisiis, Jeesus vastas, eks päeval ole 12 tundi ja keegi kõnnib päeval, siis ta ei komista, siis ta näeb selle maailma valgust. Ja kui keegi kõnnib öösel, siis ta komistab, sest temas ei ole valgust. Nii ta rääkis ja jätkas siis. Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama. Ta on tüki maad eemal hoopis teises kohas, teises linnas. Ta ütleb, ta magab, ma lähen äratan ta üles. Teised ütlevad sirge sõnaga, et kuule, tead, juba surnud.
Läheb sinna, õed ütlevad, kuule juba 4 päeva, mis sa nüüd hüüad teda sealt hauast välja, haiseb teine juba. Kui tihti me, oi Jeesus, ei nüüd enam ei saa, nüüd on juba hiljakas, juba haiseb juba teine, eks. Kui tihti me niimoodi, mina olen küll, teie muidugi ei tee niisugust asja, aga minul on vahest niisugune tunne, et nii on ära kadunud see, nagu tunne, et ei julge uskuda. Aga täna ma ütlen sulle, ma saan aru, et Jumal ei jää häljaks. Kui ta midagi teeb, ära väsi ootamast oma läbimurret. Miks me kaotame lootuse, miks me anname alla, miks me kaotame ära selle impulsi ja sihi tema ees, et Jumal on meile ju sellest rääkinud. Siis kes on selle taga, et meilt ära röövida julgust, ära röövida usku sellesse? Tead, nii nagu ta valetas Aadamale Eeval, nii ta valetab iga päev meile. Ta on seda treeninud, oi kui mitu, 2000 aastat rohkem ka veel. Ta oskab meile valetada nii, et vähe pole. Ta ütleb, et Jumal, ta ei tahagi sind terveks teha. Ta ei tahagi su poega usule tuua. Ta ei tahagi. See on täielik jama. Ta ütleb, et ta tahab, et kõik tuleksid tõetunnetusele. See on Jumala sõnas kirjas. Miks me huvitav seda poolt ei usu, et kõik ta tahab päästa. Ta tahab, et kõik tuleksid tõetunnetusele. Aga meie usume seda just nimelt meie lapsi ta ei päästa. Just nimelt seda ta ei teevad, seda ta ei taha teha. No kumba me siis usume, Jumala sõna või valet, mis meile räägitakse. Ja saatan oskab seda valet niimoodi meile puhuda siia kõrva või silma, et tegelikult ta vihkab meid. Saatan vihkab meid tõsiselt. Ta vihkab meie Jumalat ja ta vihkab meid, sest tal ei ole enam lootust. Aga meil on. Meil on veel võimalik oma elu Jumalaga lepitada ja kooskõlla viia. Sa olid võõras. Nii nagu Piibel räägib, sa olid võõras, aga siis ta teeb sellest võõrast iseenda oma. Ta ütleb, kingi mulle ennast. Oi, aga minule tehti nii palju kurva, mul ema suri nii noorelt, mul ei olegi enam mingit elu. Näe, nüüd ma olen ise ju palju kauem elanud kui ema, kas ma oleks jäänud selle asja sisse. Jumal tegi meie südamed terveks. Jumal tervendas meid. Niisiis, kõik julmus, mis sinuga on tehtud, Jeesus seisab selle ajal su ukse taga ja koputab. Lase sisse. Ma tulin su ellu. Ma tahan lugeda Efesuse 2. peatükist, salmidest 13-15. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud. Just seda sama ma tahtsin. Teie olite võõrad, olite võõrdunud. Te ei teadnud Jumalast mitte midagi. Te teadsite mingit virvendust, te teadsite pisut midagi natukene. Saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Selle sama vere läbi me saime lähedasteks. See sama veri, mis ristil valati. Tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks. Lõhkunud maha vaheseina. See tähendab vaenu oma ihu kaudu. Meie ihus on vaen. Üks on see lihalik loomus ja teine on see vaimuloomus. Ja kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need 2 üheks ainsaks uueks inimeseks, nii et nüüd oled sina uus loodu, tehes rahu ning lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ja kui me ütleme, tead, Laatsarus suri, aga sa tead täna, Laatsarus suri, aga Jeesus jõudis ja äratas ta ülesse. See, et haises, on tema jaoks kama. Elisabethi kohta ütleb Piibel, just siin ülestõusmispühade sõnumis ennem seda oli. Elisabeth oli rauk. Rauga eas ta jäi rasedaks ja sünnitas poja Johannese. Rauga eas. Saara oli 99 aastane, sünnitas poja. Ma usun, et kui Jumal ei oleks seda ihu teinud uueks, ta ei oleks suutnud seda last väljagi kanda. Kõik tema liigesed, kõõlused, luupeksed vajasid seda jumalikku puudustust. Tead, Jumal ei jää hiljaks. Nii et täna ma tahan sulle öelda, iseennast julgustades, et Jumal täidab need, mida ta on sulle tõotanud. Ja need tõotused, mis on Jumala sõnas kirjas, võta need ja tõmba need endale, nagu öeldakse siia,
meil on see vahemälu siin peas, me oleme kõike valesid paremini uskunud kui seda, mis Jumal räägib oma sõna kohta. Nii et las Jumala sõna saab, nii nagu ma ütlesin, ma olen see, mis siin Jumala sõnas on kirjas. Ma suudan seda, mis siin on kirjas. Oi, mina ei saa, mina ei suuda, mina ei tea. Suudad küll, sest kui Jumal on meisse uskunud rohkem. Kui mul oleks siis öeldud, et Marika, et nüüd sinust saab kunagi pastor, siis no ma arvan, et see naer oleks kestnud vast mitmeid päevi. Mitte ainult Saara naeris seal natuke niimoodi vaikselt telgi ukse taga. Ma arvan, ma oleks palju rohkem naernud, sest see tundus, ma olin täiesti vastu hakkaja. Ma olin täiesti vastu. Lolli räägite. Aga ma ütlen, see inimlik lollus on tõesti. Ja kui teised ütlevad, Jeesus, kas ei ole julm, miks Jumal lubab sellist kurjust siin maa peal? Ta ütleb mulle, aga mina ütlen sulle täna selle mõistmisega, mida ma oman. Kas sa ei ole julm, et sa selle, mis sinu jaoks on tehtud, see kingitus, Jeesus maksis ristil, sa tõukad, sa sülitad selle peale, see on su meelest mitte midagi väärt. Kui paljude meelest on see muinasjutt. Jeesus ütles, ma surin kõigi eest, aga paljud saavad sinna, mitte kõik. Mina tahaks olla need paljud, ma tahan, et minu lapsed, ma sellepärast palvetan edasi. Tead, mina ei suuda neid võib-olla tõesti, ma ei tea, mis nüansse kõik ei ära täita, aga minu Jumal suudab. Ja sellepärast me palvetame koos. Isa, nii nagu sina, Jumal, ütled, et sa läksid selle ühe lambukese järel, mis oli kadunud. Ta oli läinud teerajalt kõrvale. Ta oli ära kadunud, sa jätsid need 99 ja läksid selle ühe lamba järel. Sa ütled, sa otsid neid, kes on kadunud. Ja meie palume, issand, kui me oleme mingilgi moel sulle vastu hakanud, kui me oleme, saatan tahab meile kõigile selgeks teha, sest ta tahab meile selgeks teha seda, et Jumal ei kuule su palvet, ta tahab selgeks teha, et Jumal ei armasta sind, ta tahab sulle selgeks teha, et Jumalal ei olegi sinu elu jaoks mingit imelist plaani. Jah on. Jumalal on kõigi jaoks kutsumine. Jumal on kõigi jaoks plaan. Jumala sõna ütleb, ta mõtleb meie kohta häid mõtteid, tal on meie kohta head mõtted, tuleviku mõtted, mitte needuse ja õnnetuse mõtted. Ja sellepärast, isa, me palume, anna meile andeks, kui me oleme sinus kahelnud, kui me oleme kahelnud kõigest sellest, kuna aega on nii palju mööda läinud ja meie silmade ees tundub meie inimese arusaamises. Issand, anna meile andeks meie inimlik arusaamine, et me oleme kahelnud sinus. Anna meile andeks Jeesuse Kristuse nimel ja puhasta meid oma verega kõigest sellest. Issand, las see veri, mille täna me tegime leiva murdmist, me ütleme, las sinu veri teha tööd meie mõtetes, meie meeltes, meie südametes. Isa, me palun, avame sinu ees, täna ütleme kõik need uksed, me vahest inimestena paneme teatud südames mingid olukorrad, asjad nii kinni ja nii lukku. Me ütleme, ära sinna mine, ära seda puudu. Aga täna, isa, ma ütlen, ma avan oma südames kõik. Ma avan kõik sahtlid, ma avan kõik uksed. Jumal, tule ja valitse minu südames. Tule ja muuda, tee terveks kõik, mis on haige. Tee terveks ja paranda kõik see. Ja ma tänan sind, issand. Et mina ja mu pere, me teenime issandat. Ma tänan sind, issand Jeesus. Aamen. Aamen. Olge õnnistatud ja olgu tõesti see, nagu öeldakse, tema on meid lepitanud oma verega. Ja meil, ma arvan, on privileeg. Mitte see, et ei toimi. See on privileeg. Ja ma tahan võib-olla lõpetuseks rääkida ühest oma unenäost, mida ma nägin teisipäevad vastu kolmapäeva. Ja ma tean, et kui unenäod, mida ma näen niimoodi väga selgelt, nendel on tähendus. No ma arvan, et kui ma räägin, siis sulle endale tundub ka, et see tähendus on ilmselge. Aga mulle näib, et selle tähenduse taga on veel. Ma kuidagi tõden praegu, et vaata, vahest me ei tea, mis sünnib, eks. Me ei saa aru, mis täpselt toimub. Me oleme nagu mingis teadmatuses ja ometigi Jumal ütleb, ta teeb tööd meie sees ja ta kasvatab meid hästi. Eks? Ja me vahel ei saa aru, kus me oleme. Ja mina nägin just nimelt unenäos, et ma suusatan. Mina ütlen, et see, et mind näidata suusatamas, suusatamine on üldse minu lemmikteema. Mulle väga meeldis uisutada.
ma võisin väga palju, aga suusatamine mulle alati jalalabad keskelt valutasid ja mulle üldse need aja peale suusatamised nagu koolis olid, ega ma ei jäänud sellest ilma. Jah, Minu hirmsasti meeldib. no sulle meeldis jah? Kahjuks ei saa eriti. No vot, ja minul oli täpselt suusatamine ei ole üldse minu see, nagu öeldakse, tassike teed või see, aga Iga ilmakange otsas. kuidas? Ma olin iga ilmakange otsas. No vot, näed siis, iga... ei ole. Et ma tahtsin seda öelda, et ma nägin, kuidas ma suusatan ja üks lumine, kõik on lumine ja äkki ühe korraga ma tean, et ma suusatan ja ma ei ütleks, et tuisk oleks olnud, aga ma tean, et hakkas hämarduma. Aga nii palju, näitas, kui nii palju oli valgust, et ma nägin suusarada, ma nägin eemal kaljusid, ma nägin ja ma suusatan hooga ja äkki ühe korraga ma tajun, ma kukun. Ma kukun nii tugevalt ja selles huvitav oli see tunne, mida ma siis, vaata unenäos ka seal on, ahaa, ma nüüd kukun. Ei tea, kuhu ma kukun. Ei tea, kas ma nüüd kukun surnuks. Ei tea, mis siin on, kas siin on kuskil kaljud, on siin teravad nukid. Mis siin on? Ma ei näe nagu nii mitte midagi. Ei, mina ei tea, mis sünnib. Eks siis vaatame, täielik nagu rahuga. Ja siis ma maandun niisuguse raja peale. Täiesti nagu keset kaljud tuli välja, ma oleks nagu kalju sein tuli alla ja nagu teerada jätkus. Ja ma täpselt maandusin 2 jala peale. Ja siis valgus tuli tagasi ja ma suusatasin edasi. Ma ütlesin, ükskõik kellel on see, ma tean, et see ei ole ainult minu jaoks. Ükskõik kellel on praegu siuke, sa ei tea täpselt, kus sa lähed, aga tead, Jumal valvab su elu üle. Ja ta viib sind sihile, kui sa temast ei lase lahti. Amen.